Hea vaataja, elame sellisel segasel ajal, mil inimeste pettumus oma valitsejates kasvab ja kasvab, mitte ainult meie maal, vaid üle Euroopa ja üle maailma. Aga kujutagem ette, et suurriikide presidenditoolidel istuksid ausad, targad, mõtlevad mehed ja naised, inimesed, kes oma tarkust ka ellu rakendavad, inimesed, kes suudavad end kontrollida. Just selline oli Platonist alates hea valitseja ideaal, milleni vaevalt keegi küündis. Ja ometi Rooma riigist leiame hämmastava erandi keisri, kes oli filosoof, tarkusarmastaja selle kõige sügavamas mõttes. Selle keisri nimi, kes valitses aastail 161 kuni 180 pärast Kristust, on Marcus Aurelius. Teda on nimetatud ka viimaseks 5 heast keisrist. Alates 16. sajandist, mil ta märkmed teosest iseendale trükiti, kujunesid need enesevaatluse klassikaks. Olgu öeldud, et samal sajandil osutusid väga menukaks ka Ignatius Loyola vaimulikud harjutused. Niisiis sellised enesevaatlused on tollel ajastule väga märgilise tähendusega. Marcus Aureliuse näol oli aga tegemist kellegagi, kes jagas hea ja õnnestunud elu kunsti, mida toona kutsuti ka filosoofiaks ehk tarkuse armastuseks. Kui täpsem olla, siis see, mida Marcus Aurelius oma mõtisklustes esindab, on stoitsistlik filosoofia, mille algust loetakse 3. sajandist enne Kristust. See elufilosoofiline koolkond on aga tänini populaarne. Mõni sõna siiski ka Marcus Aureliuse valitsuse taustast. Kahtematult profiteeris Marcus Aurelius oma eelkäijate Adrianuse ja Antoniuse rahuloomise püüetest. Samas sattus ta ikkagi idas pärstlaste ja põhjas Germaani hõimude surve alla. Ja ühelgi tema eelkäijatest ei tulnud nii kaua ja nii intensiivselt sõdida kui temal. Ta elu möödub rohkem sõjaretkedel oma sõdurite keskel kui Rooma paledes. Ometi leiab ta kõigi nende võitluste keskel ka aega kirjutada ja kirjutada manitsusi iseendale. Samal ajal levib üle Rooma riigi aga ka usk, kristlus, mille esimesed suuremad teoloogilised kirjatööd pärast Uue Testamendi kirju pärinevad just samast Marcus Aureliuse valitsuse ajast. Filosoof Celsus kirjutab kristlust kritiseeriva teose. Selle nimi on Tõeline sõna ehk logos aletes. Sellele kriitikale reageerib üks ristiusu esimesi apologeetikuid Palestiinast pärit Justinus. Justinus on ühtlasi üks esimestest kristlastest, kes ka hukatakse Marcus Aureliuse ajal, kuna ta keeldus keisrit jumaldamast. Nii saab ta lisanime Märter. Kuid tulgem tagasi keisri juurde. Tema tegeleb isikliku elu täiuslikkusega. Ja seda mitte ainult sõnadest, ta püüab nende sõnade järgi ka elada ja ka riiki valitseda. Ta võitleb usulise tolerantsuse, sallivuse eest, kuid see tolerantsus on tema jaoks kehtib vaid nii kaua, kuni mingi usk ei muutu käitumuslikult silmatorkavaks ega sea kahtluse alla midagi süsteemset, näiteks impeeriumi institutsioonide jumalikkust.
selles mõttes on ta hilisemate valgustatud valitsejate nagu Friedrich Suur, Peeter Suur, Karl 12, Katariina II või Joosep II eelkäija. Need valgustatud monarhid pidasid oma missiooniks mahajäänud inimkonda oma kujutlusega õnnest kuidagi harida. Ja kui vaja, siis ka seadus ja vägivallaga. Tõsi, see valgustuse vari kollitab meid tänini. Kuid tulgem siiski Marcus Aureliuse eluõpetuse keskme, see on siis selle stoilise rahuteema juurde. Ta manitseb ennast ikka jälle jää lihtsaks, heaks, puhtaks, väärikaks, õigluse sõbraks, Jumala kartlikuks, heatahtlikuks, armastavaks, kindlameelseks. Selleks, et igatsetud eudaimoniat ehk õnne saavutada, on vaja elada nii-öelda looduse järgi. See tähendab vastavalt kosmilisele korrale. See tähendab elada ka mõistuse ehk looguse kohaselt. Elu looguse ehk mõistuse järgi nõuab aga illusioonidest vabanemist ja vahet tegemist muutliku ja muutumatu vahel. Sellises mõistuse olemise usaldamises on tähtis ka saatuse austamine. Samas ei tohiks seda kergekäeliselt pidada ka lihtsalt fatalismiks. Ennemini on see antiikne nõustumine oma elu antustega. Nietzsche lõi hiljem selle jaoks väljendi amor fati ehk saatuse armastus. Selle läbivisti optimistliku maailma ja enesevaatuse võtmesõnadeks on ühtsus, henosis, kord, taksood ja ettehooldus, pronoia. Tõsiselt tuleks siin võtta ka surma ja elu kaduvust. Ikka jälle kõlab siin mõte tegutse nii, nagu oleks see viimane asi, mida sa teed. Igatsetud meelerahu huvides tuleks aga käituda ükskõikselt adiafooradesse. Selline apaatia ehk kiretus ei tähenda, et inimene ei hooli millestki, vaid seda, et ta on kõigest kõrgemal ja teeb või ei tee seda, mis on vajalik. Marcus Aurelius on tõeline henoteist. Tema palved on suunatud jumalikule universumile. Üks näide. Kõik maailm, mis on sinuga harmoonias, on harmoonias ka minuga. Miski pole minu jaoks liiga vara, miski pole liiga hilja. Kõik tekib sinust, kõik koosneb sinust, kõik naaseb sinusse. Tsitaadi lõpp. Peab ütlema, et Euroopa nägu eriti pärast renessanssi näeks ilma stoitsismi ja sellele omase humanistliku paatuseta hoopis teistsugune välja. Selline stoilise rahulikkuse vaimulaad on kristlus saatnud algusest peale. Apostel Pauluski käsitleb stoilise eetika teemasid, seda teevad ka hilisemad kirikuisad ja teoloogid. Ajal, mil kristlus ei ole eriti populaarne, leiavad paljud lohutust saatuse ja mõistuse stoilisest kombinatsioonist ka täna. Ometi just nüüd tuleks kirjeldada piibelliku monotismi seda plahvatusohtlikku olemust, mis tas peitub. Nagu me teame, kasvas piibellik monotism välja muisse Iisraeli ajaloolisest pagenduse ja väljarännu kogemusest. Siin kohtutakse kõige loojaga, kes ütleb enda kohta, ma olen see, kes ma olen. Kes teeb elavaks surnut ja kutsub olematuid nagu olevaid. Temal on öelda esimene viimane sõna. Kristlikust vaatenurgast vaadelduna on looja armastus inimeste vastu leidnud erilise ja otsustava kuju Jeesuses Kristuses.
tema on nähtamatu Jumala kuju, ikka on, kogu loodu esmasündinu, ütleb apostel Paulus Kolossa kirja alguses kohe. Temas ja tema kaudu muutub kõik vormitavaks ja transformeeritavaks. Energeetilises mõttes toimub see püha vaimu läbi. Kurjuse kogemus muutub siin andestuse kogemuseks. Küsimust, miks kurjus eksisteerib, võib käsitleda sama kirglikult kui küsimust, miks headus eksisteerib. Kristlikud vaimulikud enesevaatlused räägivad samuti ükskõiksusest, aga hoopis teisiti kui Marcus Aurelius. Sisemine rahu ei ole siin inimliku saavutuse ja enesedistsipliini tulemus, vaid kingitus, arm, mis on pärit Jumalalt. Jeesuse poolt kuulutatud evangeelium toob inimkonna mõttemaailma midagi uut. Usu ja maailma mõistmise keskmesse astub keset taevani kisendavat ebaõiglust korraga kannatav inimene ja vägivalla ohver. Me näeme risti löödud kui kannatavat arsti. Jumal astub siin abstraktse kõikvõimsuse troonilt alla ja ilmutab end isiklikult haavatava ja kannatava inimesena. Me kohtume siin alastuse ja kaastunde kultuuriga, mis jäi stoikutele tundmatuks. Pole juhus, et ainus koht, kus Marcus Aurelius räägib omal soovil kristlastest, on kriitiline märkus, et nad surevad märtritena liiga teatraalselt. Kuid see käitumuslik silmatorkavus paneb küsimärgi alla Rooma väliselt tolerantse ühiskonna tervikuna, sest nad surevad natsaretlasest orja nimel. Ja see käis juba valgustatud valitsejale üle mõistuse. Just siin näeme me erinevust filosoofist keisri ja kuningate kuninga Jeesuse Kristuse vahel. Suur tänu kuulamast ja kohtumiseni.